tere, mina olen Kellu ja täna on mul proovida kombucha. See on selline orgaaniline teeseinejook ja ma vaatasin nende tootjate kodulehele, kes neid teevad ja siin on ilus kena jutuke sellest, et seda on kaua juba villitud ja et teesein on elus organism. Siin on kasulikud bakterid, mis turgutavad immuunsussüsteemi. Lisaks on erinevad vitamiinid, orgaanilised happed ja ühesõnaga igatpidi kasulik. Vot siukene lugu. Okei, aga tere tulemast! Täna me siis maitseme seda teeseine jooki ja anname sellele hinnangu, teeme sellest kokkuvõtte, siis mõtleme, kas tasub edaspidi osta või ei tasu. Head vaatamist! Nii et teeseen, seda ühelt poolt kiidetakse väga ja seda on kaua peredes tarbitud ja minu vanaema ka. Ja mina jõin seda ka vahetevahel ja mulle isegi meeldis veel äärmiselt siis, kui ei olnud vett kaua vahetatud, et oleks värvus tumedaks, niisuguseks pruunikaks peaaegu oli väga hambus, see oli uudne. Ja ma lugesin siit netist just, et tegelikult tervislikku kasu, mida arvatakse teeb soolastikule, bakterid, siis ei ole veel väga palju uuritud, et seda nagu tugevalt tõestada saaks, aga mingi kasu seal pidi olema. Ja lisaks ma lugesin siit veebist ka, et inimestel on tekkinud südamelihaste põletikke ja muid asju selle tarbimisel siis, kui nad on seda kodus villinud, siis teeseen on happeline, ta hakkab söövitama ja siis võib see vedelik hoopistükkis saastuda. Nii et üks huvitav nii ja naa jook. Hea maitsega ta on kindlasti hea selline vaheldus ja kindlasti ma arvan, et ta on parem kui alkohoolsed joogid. Ja natuke teeb mulle mulje siia, kui nad on gaseeritud. Nii et silmaringi laiendamiseks ma arvan, võiks seda proovida. Aga teeme lahti ja maitseme. Minul on selleks puhuks üks selline vana korgiavaja ja see on minu meelest pärit ikka Nõukogude Liidu aegsest perioodist. Nüüd pole siin sama vana kui mina, aga proovime kohe. Oppa! Nii, mingi pauk on midagi teen, natuke kahises. Väikene mull on siin sees. Nii, cheers! Siin on see gaas on sees. Siis see läks mul praegu kurku ja ninna igale poole korraga. Aga ma tahan öelda, et minul väiksena oli teeseen kodus ja ta oli siukses suures purgis. Ta lõpuks kasvus selliseks paksuks, kui vanaema vahepeal seda ei harvendanud või ei teinud õhemaks. Ja siis ta läks ikka väga kangeks vahepeal niimoodi, et keegi ei tahtnud juua. Aga see siin on hea. Ta on selline õrn hapukas. Ja siin peal muuseas on kirjas, et ta on maasika maitseline, et selline suhkruga segatud toolmaasika, mingisugune kompotivedelik sellise maitsega. Nii, aga kui seda siin vaadata, ma ei tea, kas kaamerast näha, aga siin tõepoolest on väikene seen sees. Et kui tahta, ma ei tea, võib-olla võib sellest siis endale ka seene kasutada. See on ikka päris asjalik seen siin. Ujub niimoodi toredasti. Ta jääb nagu minu poole külge, aga väga huvitav. Nii, ja mulle nagu väiksena omal ajal maitses see ja maitseb tegelikult ka praegu. Aga mis siin peal on kirjas? Nii, käsitöö kombucha, 330 ml, opsti. Vaatame siis. Tüüpiline lihtne jook, 24 kilokalorit, süsivesikuid ja ma arvan, et siia on siis suhkrut lisatud või nüüd natuke maasika suhkrut.
ei ole, teeseent tulebki suhkru peal kasvatada, vähemalt mu vanaema tegi niimoodi. Ja siin on veel roheline tee sees, filtreeritud vesi, toorroosuhkur, siis maasika täismahl 4% ja siis kontrollitud mahepõllumajandusest ja tuleb säilitada temperatuuril 2-6, et kui see on kinnine vist siis. Aga mul oli teeseen oli külmiskapi peal. Vaatame hinda ka. 3,59. No, 334. Ta on ikka, näed, siin on teised ka tegelikult sama hinnaga suht. Et ta on ikkagi siuke nagu nii-öelda delikatess jook. Okei, aga paneks sellele hinnangu. Siin on Delfis nüüd üks artikkel, mis ma leidsin. Ja siin on kirjas niimoodi, et siin on küll B-grupi vitamiinid sees ja probiootikumid, ehk siis kasulikke baktereid, aga ülejäänud tervislik kasu on nagu natuke palju lubatud. Et kui maitse meeldib, siis võib juua, aga teadlased siis olevat arvamusel, et ei tohiks eeldada, et sellega paraneb maksa toimimist või tugevdab immuunsüsteemi või midagi sellist. Et aga need probiootikumide kasu soolestikule ja seedimisele pidi olevat, peaks olema hea. Et nad aitavad ravida kõhulahtisust, ärrituvat soolesündroomi, ekseemi, selliseid asju, nüüd mingisugune kasu siis ikkagi nagu on. Et aga siin öeldakse ka, et teaduslikult tõestatud kasu on väga väike. Aga et jook on populaarne. Et kui sul on kõhuprobleemid ja allergilised nakkused, sellised asjad võib-olla ta siis aitab. Nii et siuke lugu siis selle teiseenega. Et see siin on siis nagu üks artikkel, mis ma lugesin ja siis üks eelmisest või üle-eelmisest aastast pärit 2018 siis pärit artikkel. Siin arutatakse ka seda, et kas ta on nagu kodus üldse seda võiks nagu niimoodi pruulida, villida ja siis et võimalus, et jook läheb nagu mürgiseks ja siis seda on siis tõstatanud seda probleemi USA mürgitusteabekeskus, et ta ei olegi nii kasulik. No, teeseen on väga happeline, et siis ta võib söövitada ja siis seetõttu nagu saastuda, et ta söövitab. Ja siis on olnud juhtumit, et teeseene joogist on saadud pliimürgitus ja mingisugune hepatiidinakkus. Oh no! Ja südamelihase põletik on tekkinud, tugev lihasnõrkus, isegi südame seiskumine. Ja siis sellised mitmekülgseid tervislikke tõendusi sellel ei ole. Noh, need ei ole nüüd teadusuuringud, need on sellised populaarsed leheküljed, kus seda lugeda. Et no mina, kui ma kodus teeseent vahel jõin, minul ei juhtunud midagi, aga mul oli ta ka klaaspurgi sees. Ilusti siukse nagu rätiku all ja no ma ei tea, aga paneme siis sellele hinde niimoodi tervislikkus, kuna ta ikkagi vist soolestikule natukene kasu toob. Et siis paneme näiteks 6. Paneme 6 ja siis paneme üleüldises mõttes siis ka 6. Hind on tal natsa kallis, sellest paneme 4. Ja siis maitse on fantastiline. Ta on nagu karastusjook, selline mõnus nagu kõik muud sellised headute joogid. Aga ta ei ole midagi nagu selles mõttes ülierilist, et maasika limonaad ja maasika mingit seda šampust ja sükst asja jood siis sarnase maitse. Paneme maitse, paneme 7. Ta on hea ja siis
üleüldine väärtusnorm. Et kuna ta nagu natukene midagi teeb, noh, paneme siis kuu ette, kui ta soolestikku natukene aitab. aga jah, et muidu sa jood suhkrustatud jooki ja üleüldiselt siis, kui sul on probleemid, oled haige, siis ei tasu suhkrut väga palju tarbida, seepärast et see toidab baktereid. Viis koma 8 ei ole sugugi paha. Selliseks aeg-ajalt joomiseks midagi huvitavat, selle asemel, et näiteks üldse jood või alkoholi tarbid, ma arvan, et see on hea ja kui lapsed tahavad seda juua, siis see on üles tulnud siia. Et kui lapsed seda tarbivad, siis tõenäoliselt natukene tarbida hullu. Selline tulemus. Aga uued põnevad maitsed varsti jälle siin kanalil, nii et tulge tagasi ja näeme pea. Tšau!